Mu tee on tuulte rada taeval, mu hääl, mu silmad lausa põlevad. Ma näen ja läen ehk õigeks jään, kui meeles vahel pean, mis siin on mulle antud. Ei koolgi eales rohkem saaks, kui algusesse viia neid, kes igatsevad minna. Jah, jääb veel aastaid astuda, kui tean, mis pean, siis lähen. Mu sees on vägi, sellest tahan hõisata ja tean, et jõuan tagasi kord siia. Tere tulemast vaatama Reali TV järjekordset saadet. Ja kui te arvasite, et me oleme surnud, olete te vägagi valel arvamusel. Me täiesti hingame ja meie kõvaketas on täis väga põnevaid asju. Mis niimoodi ütlesidki või? Ma rääkisin niimoodi. Noh, igatahes nüüd 4 aastat hiljem tuleme me uue hooga. Ja nüüd lähme vaatame, mida õpetaja Tiina Kippel oskab meile rääkida meie kooli hümnist ja selle loost. Jah, nagu ma lastele siin ütlen, et hümn on kultuslaul. Ja et tegelikult 20 aastat vaata, et rohkemgi on möödas sellest. Noh, äkki niimoodi lambist on vaja, eks ole. Ja sai siis midagi nagu väikest viisi tehtud. Ja siis läks sul ka aega mööda. Ma isegi arvan, et võib-olla et oma 10 aastat läks mööda ja siis oli vaja, et noh, nagu sõnum ka tuleks välja. Et mis sa seal ikka kuulad püsti seistes. Ja siis Mait, kena inimene, Joorits, tegi väga ägedad sõnad. Muidugi ma pean alati lastele, mida väiksemad, eks ole, lahti seletama, mis need sõnad tähenduvad, sest need on ikkagi väga sellised sügava sisuga sõnad. Aga jah, selline lugu. aitäh õpetaja Kippelile sellise kauni meenutuse ja esituse eest. Kuid ükski hümn ei ole ju ka ilma sõnadeta. Tere! Ossa Mait. Tere, äkki tutvustaksite ennast? Mina olen Mait Joorits, Eesti Noorsooteatri näitleja ja lavastaja ja ühtlasi Rakvere Reaalgümnaasiumi hümnisõnade autor. Kui ma nüüd siin saunas meenutan, on hommik, lapsed magavad, siis ma mäletan seda niimoodi, et see oli umbes, kui ma olin Tartu Ülikooli 2. kursusel, õppisin teoloogiat enne lavakunstikooli. See oli umbes aastal 2004 vist, 17 aastat tagasi. Ja siis ma olin käinud mingil kooli üritusel, kus oli aktus nagu ikka, ja siis öeldi, et palun nüüd kõigil kooli hümni auks püsti tõusta ja siis kõik tõusid püsti ja kuulasid seda hümni, millel ei olnud sõnu. Ja siis mulle tundus nagu veider, et miks on hümn, aga ei ole sõnu. Ja küsisin Kippelilt, et miks ei ole sõnu, ta ütles, et keegi ei ole lihtsalt kirjutanud. Ja siis ma kirjutasin talle, et kuule, aga saada mulle see muusika, et ma siis proovin kirjutada midagi. Ja siis ma istusin arvuti taha ja hakkasin kirjutama. Ja siis minu arust ma tegin seda niimoodi, et ma nagu kirjutasin silbid ette, nagu matemaatilise valemi kirjutasin ette, et ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Noh, kuna see on nagu spetsiifiline rütm, üsna nagu marss.
ja need sõnad peavad sobituma täpselt sinna rütmi. Ja siis ma hakkasin silpide järgi sõnu kirjutama, mis oli väga naljakas. Ja siis ma kirjutasin, kirjutasin mingi versiooni lõpuks valmis. Saatsin selle Kippelile, et näed selline variant, kuidas tundub ja siis mõne aja pärast vaatasin üle ja kirjutasin paar versiooni veel, mis minu meelest olid paremad. Sest et selles, see esialgne versioon oli nagu siuke toores ja olid mõned lausestused ja kujundid, mis ei olnud nagu nii hästi välja kukkunud. Aga siis Kippel vastas juba, et ei, et lapsed juba õpivad sõnu pähe, et hilja. Ja siis nii ta siis jäi. Ühesõnaga, väga hea, et kooli hümnil on sõnad. Ja siinkohal tervitaksingi koolipere ja kõiki õpetajaid, kes on endiselt sama nooruslikud kui siis, kui ma veel koolis käisin, mis oli üle 20 aasta tagasi, 18 aasta tagasi lõpetasin. Ja ilusat kevadet, hingake! Ja aitäh sulle, Mait! No, kui nii, siis nii. Kuule, mul on ka oma teleminutid vaja, eks ole? No selge. Siin olen. Nüüd saab sõna meie koolidirektor. Hea Reaalgümnaasiumi 48-aastane pere, kes oleks osanud arvata, aga tõsiasi on see, et juba teist aastat järjest oleme sunnitud pidama oma kooli sünnipäevanädalat distantsilt läbi veebipõhiste pöördumiste ja õnnitlemiste. Kahju aga ajab asja ära, aga nii see tänapäeval on ja tavapärase aula ja puldi asemel olen valinud siis kohtumispaigaks kooli õue ja ka ühe meie kooli sümboli, selle suure kivi siin. Tänases Reaali TV saates kuulete mitmete inimeste meenutusi varasematest kooli sünnipäevanädalatest ja juubelitest, mis nendest toredatest traditsioonilistest sündmustest, mis on aegade jooksul meie sünnipäevanädala kavva juurdunud. Ja hakkasin ka ise selle peale mõtlema, et mis on eredamalt meelde jäänud ja võib-olla ka, ja kuna mitmed pikki aastaid kavas olnud ettevõtmised, neid ei ole viimastel aastatel toiminud, siis võib-olla ka mõnele noorematele olijatele oleks see informatsiooniks, et mida meil siin kõiki on aastate jooksul toimunud. Kui jätta kõrvale juubeliaastate vilistlaspeod, mis on kahtlemata kõige meeleolukamad olnud ja väga rahvarohked, siis kindlasti meenuvad juubeliaastatel peetud kogu koolipere rongkäigud, mis said alguse Linnuse õuest ja läbi linna kogu koolipere ühiselt koos sünnipäeva plakatite ja õhupallidega liikus oma kooli poole. Kui kujutada ette 1000 inimest Tallinna tänavat mööda alla valgumas Linnuse juures, siis see oli päris muljetavaldav vaatepilt. Kindlasti ka iga sünnipäevanädala esmaspäeva õhtused koolidevahelised teatejooksud läbi linna tänavate olid ajad, kus oli üle 10 erineva kooli maakonnast osa võttis. Kooli õuele tulid võistlejatele kaasa elama kümned ja kümned, kui mitte 100 inimesed, pealtvaatajad kooli peatrepilt mängisid võistlejatele ja kaasajajatele soojenduseks noortebändid. Loomulikult ka koolipäevaaegsed klassidevahelised pendelteatejooksud, korvpallis tähtede mäng ja lõpetuseks ja kindlasti jällegi väga pidulikud ja emotsionaalsed kevadkontserdid. Need olid ajad ja kindlasti iga asi ja halb asi saab ükskord mööda ja kindlasti tulevikus me ei lase, vaatamata sellele aastapikkusele pausile, me ei lase neid toredaid ettevõtmisi kõiki unustuse hõlma valida või vajuda. Tänaseks on möödas 1,5 kuud seda tüütut distantsõpet ja kõigil on jõuvarud varsti otsakorral, õnneks ootab ees koolivaheaeg, et nad natukene
hinge tõmmata. Samas on see distantsõppeperiood ka nendele õpilastele, kes on endale teadvustanud, et nad õpivad eelkõige, õigemini ainult iseenda jaoks, ka võimaldanud rohkem oma iseseisva õppimise harjumusi arendada, õppinud paremini aegla planeerima ja need, kes seda on teinud, võtavad edaspidiseks eluks kaasa, järgmisteks õpinguaastateks kaasa hindamatu iseseisva õppimise oskuse ja kogemuse. Head õpetajad ja lapsevanemad, ka teil ei ole olnud üldse kerge. Te olete andnud endast parima, sageli rabanud mitmel kohal ja kindlasti on kõige raskem olnud veel õpetajatest lapsevanematel. Ja ma usun ka, et on päris palju õpetajaid, kes ei suuda ära imestada, kui digipädevaks nutimutiks või kutiks on nad selle viimase aasta jooksul muutunud. Ja sama käib kindlasti ka paljude lapsevanemate kohta. Naljaga pooleks võib öelda, et nii mõnelegi lapsevanemale võiks võib-olla mingisuguse teise põhikooli või kooliastme lõputunnistuse kevadel välja kirjutada, ehk on omandatud teine põhiharidus. Aga nagu ma ütlesin, kevadvaheaeg on ukse ees ja pärast mitte väga kaugel olevat ja saabuvat suvevaheaega ootab meie kooli ees viimane aasta reaalgümnaasiumina. See on aasta, kus tuleb palju teha plaane ja otsuseid, kuidas siin Võidu tänaval haridust edasi pakutakse, aga selge on see, et nii nagu see kivi ja see maja jäävad alles ja kindlasti saab siin olema kõigil põhikooli õpilastel mõnus õppida. Aga aasta on praeguses olukorras päris pikk aeg. Ootame ja elame selle üle ja seniks kena kevadet ja mõnusat sünnipäevanädalat kõigile. Olge hoitud ja terved! Täname direktorit! Ja nüüd ongi aeg väikese muusikavahepala jaoks. Nimelt meie majandusjuhataja Ergo Kärmik haaras saksofoni ja mitte ainult saksofoni, vaid ta ka laulab. Ja nüüd kuulame väikest esitust nimega Naeratus. Ja vahepeal jooksevad ka need tervitused, et hoidke pilk peal ja kõrv kikkis. Naer hinges mured paika, naer murtud südant aitab. Lootus, mis pilvi on täis, helgem näib, kui siis naer raskel hetkel tärkab ning siis sa peagi märkad, et õnne poole päiksekiir sind viib. Öö järel päev peab koitma, lööb näol siis rõõm ka lõikma, kui murejoon lõpuks läinud sealt on. Ja kui sa võid end käsutada, siis püüa naeratada, sest igavesti sulle truu on naeratus.
on täis helgem näib, kui siis naer raskel hetkel tärkab ning siis sa peagi märkad, et õnne poole päiksekiir sind viib. Öö järel päev peab koitma, lööb näol siis rõnga lõitma, kui murejoon lõpuks läinud sealt on ja kui sa võid end käsutada, siis püüa naeratada, sest igavesti sulle truu on naeratus. ja aitäh ilusa muusikapala eest, kõrv kohe puhkas. aga nüüd läheme natuke ajas tagasi. Küsisime õpetajatelt 2 küsimust. Esimene küsimus. Mis on teie parim mälestus kooli sünnipäevanädalast läbi aastate? Ossa poiss, vot see on hea küsimus. Ma arvan, et see on sellest ajast, kui ma ise olin õpilane siin koolis veel. Ja ma mäletan, et toona siis meie Karla teatri juhataja Tiina Kippel korraldas alati selliseid ägedaid kooli sünnipäevapidusid ja siis ta kutsus siia oma eelmise Karla teatri vilistlasi ja nii edasi. Ja ma mäletan, et ma kunagi ka, nagu ma ei olnud Karla teatris, aga ma vahel aitasin kaasa, mängisin klaverit või mis iganes tegin. Ja ma mäletan seda nagu esimene kord nagu sihukest melu, kui seda sünnipäeva korraldati ja siis mingisugused tüübid laulsid kuskil laval ja siis mingi värk toimus. Ja ma arvan, et see on minu nagu sihuke nagu see melutunnetus, et kui lahe, et nii palju inimesi tuleb siia, kes osad on juba selle kooli ära lõpetanud ja niimoodi, et see on nagu hästi-hästi vahva ja ma pean ütlema siinkohal, et Tiina Kippel täiega oskas nii ägedaid asju korraldada ja oskab siiamaani, et need olid nagu vahvad mälestused, et ma arvan jah, et nagu mu enda koolipõlve ajast. Ümber linnajooks oli traditsioon ja ma pakun, et see võis nüüd olla 2000, issand, ma ei mäletagi, äkki 17 või ühesõnaga, kui meil siin kaksikud olid veel koolis, Martin ja Sander Moldau ja Mihkel Oltsman ja siis see esimene vahetus on seal siit kooli juurest kuni polikliinikuni, see on nagu alati panevad kõik klassid, panid oma kõige tublimad jooksjad sinna jooksma ja mina olin nagu õpetajate eest ja siis ma suutsin selle veel viimast korda enne oma õpilasi nagu andsin selle teatepulga üle, et suutsin nagu neile veel viimast korda pähe teha. Seda ma mäletan küll eredalt. Ma ei mäleta oma kooliajast üldse eriti, et me kooli sünnipäeva oleksime väga tähistanud. Aga sealt on mul meeles üks asi, või õigemini üks laul, mida peeti meie kooli hümniks või selliseks tunnuslooks. See oli selline nõukaaegne või nõukogudeaegne ja mulle hirmsasti lapsena see laul meeldis ja kui eelmisel aastal hakati mõtlema selle peale, et kuidas nüüd koroonatingimustes tähistada kooli sünnipäeva, siis kuidagi mul tuli see mõte, et seda laulu võiks taaselustada. Ma isegi vist tegin sellise ettepaneku, aga kuna mitte kellelegi see laul midagi ei öelnud, siis see ettepanek suri sinna samasse. Ja RRG jooks on üks selline asi, mis ju kooli sünnipäeva nädalal on ilmtingimata vajalik tegevus. Ja see on nii mõnus traditsioon ja toob kuidagi koolipere kokku ja eelmisel aastal, kui seda jooksu ei saanud kuidagi teha, siis tekkis mul selline idee, et kuidagi ju peab saama. Ja mõtlesingi välja sellise mõtte, et kutsun RRG jooksule kõik oma lennud, keda ma siin koolis olen lõpetanud ja eelmisel aastal siis lõpetasin. Et kõige rohkem ikkagi vist tuleks hinnata kooli sünnipäeva nädalal seda, kui valmis õpilased on oma kooli sünnipäeva tähistama ja kui huvitatud nad sellest on. Et lihtne on ju öelda, et mind see ei huvita, mul on oma elu, aga see, et kui keegi on valmis panustama kooli sünnipäeva, siis see on tegelikult see, mis teeb õpetaja rinna rõõmsaks. No mis mulle meeldib, aga tegelikult, et meie oleme siin
staadioni juures, et staadion tõenäoliselt on näha kõigile, siis minule väga meeldivad need jooksmised, mis kooli sünnipäeva nädalal alati on, et teatejooksud ja eriti kui mul oli oma klass ka, kelle klassijuhataja ma olin, siis ma alati käisin siin ja karjusin kõva häälega nendele igaühe poolt. Nii et see oli hästi tore ettevõtmine ja kõik olid väga rõõmsad siis. Ma arvan, et ikkagi mõned need juubelipidustused, mis on toimunud. Viimane oli ju siis 3 aastat tagasi. Jah, no ikka see õhtune tants, bänd ja tants. Ja teiseks me palusime, et nad sooviksid midagi ilusat meie koolile sünnipäeva puhul. Muidugi mul tuli ühel päeval kõndides selline mõte, et me valisime siin kunagi kõige kõlavamat eestikeelset sõna ja kooliga seoses mulle ikkagi väga meeldib sõna õhinapõhine. Ja siis ma arvan, et ma sooviksingi oma koolile kõige enne õhinapõhiseid lapsi ja õhinapõhiseid õpetajaid ja et see, mis siin koolimajas ja koolimaja ümber toimub ja nende inimestega toimub, et see läheks paljudele korda ja oleks tahtmine nendes ettevõtmistes kaasa lüüa just suure õhinaga ja rõõmuga. Ma arvan, et võttes arvesse seda aega, milles me praegu oleme, siis minu soov on selles, et me ükskord üksteist ikka jälle päriselt silmast silma ja näost näkku võiksime näha ja et järgmine sünnipäev, mida me kooliga tähistame, et seda me saame ikkagi reaalselt juba koos üheskoos tähistada, et ei pea kuskil ekraanide taga olema. Soov ongi selline, et loodame, et need sünnipäeva nädalad ja eriti need vilistlaste üritused, need on nii vägevad olnud, et seoses selle reformiga, et ma loodan, et see traditsioon ikka jääb kestma ja need üritused ikka toimuvad edasi niisugused vägevad, et see nüüd ära ei soiku, ei vajuks kuidagi moodi. Mina sooviksin kõikidele nii õpilastele kui õpetajatele väga palju rõõmu. Et oleks niisugust rõõmsat olemist ja et kõige selle olemise keskel, mis meil muidu on, et see rõõm kipub ära kaduma, aga et igaüks leiaks rõõmu sellest, mis tema ümber on inimestest, loodusest, millest tahes, et oleks sellepärast, et rõõm annab meile tugevust ja tahet tegutseda ja jõudu edasi minna, muidu tahab tulla niisugune masendus ja lootusetus ja see ei ole üldsegi hea. Nii et rõõmu ja lootust kõikidele. Ma soovin, et jätkuvalt tuleks juurde samasuguseid rõõmsameelseid õpilasi, nagu meil on praegu siin majas terve suur hulk ja et tuleks juurde ka uusi toredaid õpetajaid ja et kõik olemasolevad kolleegid oleksid jätkuvalt sama rõõmsameelsed ja töökad. Need meenutused olid tõesti väga toredad. Jaa! Meenutused olid tõesti väga toredad, aga kas sinu meelest pole imelik, et ma tunnen praegu mingit koogilõhna? Ma tunnen ka. Ja tead miks? Ei. Vaat sellepärast, et kaamerad ja mikrofonid on kõik juba meie köögis ja järgmine lõik tulebki RG Köök. Tere tulemast, kallis televaataja, meie tänasesse Reali TV kööki, kus meie teemaks on Rakvere Reaalgümnaasiumi sünnipäev. Aga nagu sünnipäevale kohane, kutsusime ka meie endale külalise. Tere tulemast, Laada, ja siit ma tegelikult tahtsingi teilt küsida, et meie televaataja saaks ka rohkem teada, et kust tuli selline huvitav nimi Laada, et kas äkki rääkida lühidalt? No minul huvitav nimi, eks ole. Ja no mina olin nii ilus laps, olin, minu ema kohe mõtles, no ikka panem ilusa nime, ei saa mingi tavalist, mingi Irina või Olga või no ma vabandan, kelle nimi Olga või Irina. Ja minu isa oli ka nii õnnelik, võttis kohe paar pitsi viina, eks ole. Meie isa ikka ei tee seda kuunerdamist. Ei võta ühte pitsi, kui on juba viin lahti tehtud. No ei hakka niimoodi, eks ole. Ja siis minu isa läks sinna ametimehe juurde, kes paneb nime lapsikesele. Minule, eks ole. Ja siis minu isa natukene oli, teate küll. Ja siis minu isalt küsiti, mis te panete selle ilusa etite nimeks? Siis vaatas aknast välja, Laada, no pane Laada ilus nimi, ilus auto, järelikult peab sobima, Suur aitäh teile. Ja siis oli niimoodi, et isa läks
läks minu majja. Ema oli ka majas minuga, mina olin titsis. Ja siis isa ütles emale, oi, meil beebi nimi on Lada. Ja ema sai täitsa kurjaks, võttis panni ja poti ja hakkas taguma isa. Ja siis sellest ajast peale, jah. Olgu, suur aitäh teile Laada sellise ilusa ja meenuka loo eest, aga nüüd ma luban teil hakata siin köögis ise askeldama. Nii et näeme 60 minuti ja te võite siis minna nüüd, jah. Minul juba tegemine hakkab pihta, et mina selline, et no ei hakka siin mingi aeglased mõtlema, et aega lähen ära, tulen siia, no kõik ras, põstra, ei ole siin mingit, no jah, näete, see kaus ei tohi panna siia pliidi peale, see meil halb pliid. No oota, mina kõigepealt pidin räägima ilusad hügieenid alguses. Võtke korraks kaus. Kui teed süüa, siis juuksed kinni, keegi ei taha sinu juuksekarvu pärast oma kurgust välja tõmmata, eks ole. Ja siis teine asi, mis on väga, no kõige tähtsam peaaegu, vesi või see käsi pesema peab. Käsi peab pesema, et oleks väga puhtad ja ilusad, muidu tulevad need patšillid kõik, ei meeldi üldse. Ja no võtamegi kohe selle pakk, mul ilus täpiline pakk, mul siuksed tassid ka on muidu kodus ja üldse riis mul sellises karbi sees. Mulle väga meeldib selline täpiline ja punane on ka ilus värv. Nii, no kõigepealt teed lahti selle ilusti. Ja lahti, no või läkski lahti. Väga tore, kui lahti läheb niimoodi ilusti ja valad sisse. No näete, ja veel valatud ongi. Muidugi, kui tahate väikest puuderdamist, siis võite niimoodi raputada. Ja selles mõttes mul oligi natuke juba liiga jumekas olin. Kui meil on see ilus, kohe läks huultele, nii maitsev, kohe võiks lihtsalt pulbrit. Oi, olen nii kole nüüd. Üks on parem kui 2, vähemalt midagigi on. Hea veel, et ei kuku tagasi. Ja minul siin klaasid juba valmis pandud. Nii, panem ikka õigesse kohta ilusti ja see. Oi, nii ilusti pandud. Minul nii graatsilised käed, mina panen kohe nii graatsilised. Ma arvan, et teil nii ilus vaadata. No võtame õli sealt. Õli natuke paremal pool, parem, no brava, no võtan selle sealt, no nägite. Nii, kahjuks siin korg ka peal. Korgi peab ära võtma, eks ole. Võtan korgi täitsa ära. Nii natukene, ega palju võib-olla. Aitab. Nii, no väga hästi. Nii, paneme sinna laua peale. Ei, nüüd mina mõtlen, et miks me ei või panna ilus kaunistus sisse taignasse, siis mina võtsin kohe omal kodus on sellised springeltsid. Või need springelt, või mitte see on lusikas. Nii, okei, võtame selle paki, teeme lahti, paki natukene suletud. Mitte miskit ei tule. Ma teen selle kuskil mujalt lahti. Oi, see on midagi muud küll. Minul üks juhse karb suhu läks. Mina tahaks selle ära võtta. Oi, aitäh, jah. Võtan selle paki uuesti taas. Nii, avame. Ja, avan. No see on selline vempudega pakk. No ei taha tema teeb krutskid mulle. Krutskid täis, oi, ja no näed, äkki läks lahti. Ja läkski lahti, vaat kui ilus, paneme veel kohe. Ja ilus, kõik peab ilus olema. No paneme, no hästi, võib-olla aitab ka. No ei ole kunagi liiga palju, mida rohkem seda uhkem, mina seda vanasõna tean hästi. Mul ja vispel on, vispel paremal. Nii, siin all paremal, otse minu all, nina ees, suu taga ja siin, nii. No mina vaatan seda tainast ilus tekstuur on, väga ilus. Paneme veel kohe springelseid, no need vist sulasid ära või midagi juhtus. Ja, tegelikult paneme peale, mul mõtles ümber pea. Nii ilus. Ja võtame marjakesed ka, sest et meil ei meeldi mingid kuivad plönnid. Minule meeldib maitse, ütles minu vanaema, see üks teine vanaema. Aga need on mul head kodusõstrad. Oi ei, see on natuke paremal pool jällegi. Ja seal tagapool klaasist kaus. Oi ei, alati juhtub viiperusi. Ei ole üldse hullu, selles mõttes ärge laske
ent heitlikkus on meie alus. Nii, ja viskab sisse need marjad ja oi, plintsik, no nüüd läks üle ääre küll. Aga no, mul koer õnneks, tema sööb kõik, tema nagu tolmuimeja elus, tema sööb kõik, jälle läks halvasti. Koer selline tore koer, no saab aga, et no, sööb, mis ette juhtub, sööb vahepeal isegi see soki ära, mina mõtlen, no kuidas sa sööd soki ära, no. Maitseb. Mina segasin nii ilusti ära selle taigna, kõik marjad ja taina segune, kõik on hästi. Siis meie juba näeme, kui mina hakkan dekoreerima seda kooki, sest et no, oi, see on tore protsess, no tšau. No tervist, nii, oi. Oot, oi, bože moi, kuulge, see ei ole küll hästi nüüd. Okei, alustame kaunistamisega. Ja laada 60 minutit on täis saanud. Nüüd me oleme siin, et näha, milline imemaitsev juubelitort on temal valminud. Tutvustage palun mulle seda kooki siis, et kus see on? No kook on siin samas meie ees. No see on väga ilusti kaunistatud minu meelest ja üldse väga maitsev kook. Seal on sõstrad ka sees. See on ilusad juubelitorte südame kujuga. Ja siis sinna peale kirjutasin mina RRG, nagu ikka sünnipäeval ju võiks kirjutada RRG peale. No palun lugege nüüd. No RRG, no. Olgu, mis ma siin ikka veel ütlen? Maitse. Ja ma ütlen teie ikka, et see mitte võtke ikka glasuuri ka niimoodi maitsvalt, ja. Ja no, natuke tihke võetu võib-olla on, aga ei ole suulu, no. Ja teile suu täis. Minul vanemad kokkasid, minul emal kokkas, kõik kokkavad, mina ka kokkan. Ärge tehke siin selliseid nägusid, see on väga hea kook. See ei saa olla mitte mingi valemi järgi paha. Aitäh, Laada, sulle imelise sünnipäeva juubelitordi eest. Aga siinkohal me lõpetame. Soovime teile imelist nädalavahetust. Ja nädalavahetust ja teile ja sünnipäeva ja head ja siis tehke meid kooki veel, tehke palju ja kaunisti. Head aega! Ja selliseks kujuneski siis tänane saade. Meie kõvaketas oli tõesti täis väga põnevaid asju. Ja kui te soovite meid näha varem kui 4 aasta pärast, teeme koolile väikse kingituse ja saame sellele kanalile 400 jälgijat täis. Ma ei tea, kas see tuleb. Ükskord me tuleme niikuinii. Kuule, kas te tahate kooki või? Ah jah. Ja davai.